Iraani rahvas näeb ametlikult režiimi bluffi läbi. Vaatamata julgeolekujõudude ähvardustele ja tapmiskäskudele tulid iraanlased massiliselt tänavatele, et tähistada iidset tulefestivali. Kokkuvariseva režiimi jaoks on see hirmutav olukord, sest neid teeb murelikuks, et see üleriigiline pidustus on salaja tohutu ja peatamatu revolutsioonisäde. Seetõttu on režiim sellest sõjast saadik iga päev saatnud iraanlastele sama sisuga sõnumeid. Kui te tänavatele tulete, saab löök olema tugevam kui jaanuaris, kui režiim tappis 10 000 omaenda inimesi ainult selle eest, et nad protestisid. Režiim ei taha jaanuari sündmuste kordumist, mil miljonid nõudsid muutust. Seetõttu on islami revolutsiooniline kaardivägi ja Basiji loonud üle riigi turvakontrollpunktid. Üks Iraani naine ütles BBC-le, et kardab kanda värvilisi riideid, sest see võib turvatöötajaid ärritada. Just nii hirmul on režiim. Nad ei soovi, et inimesed kannaksid erksaid värve. Eelmine öö oli režiimi jaoks üks ohtlikumaid öid. See oli Shaharshanbes suri, Iraani tulefestival ja pikk Pärsia traditsioon, kus inimesed tänavatel tantsivad, laulavad ja tähistavad. Režiim oli range. Kedagi ei lubatud välja, sest kardeti, et pidu võib kasvada suuremaks nagu jaanuaris. Jaanuari protestid algasid majanduslike raskuste pärast, mida põhjustas süsteemi korruptsioon, mitte režiimi vahetamise soov. See muutus kiiresti üleriigiliseks revolutsiooniks, mis tahtis režiimi vahetust. Seda islami režiim ei soovi. Nad hoiatasid juba ette, ärge minge tänavatele. Ometi läksid inimesed välja, vaadake ise. See toimus üle riigi. Teheranis olid ühed suurimad rahvahulgad pärast jaanuari. Vaadake ise. Tahaksin mainida, et meil pole Iraanist palju videomaterjali, kuna internetipiirangud on viimastel päevadel väga karmid. Režiim surub maha ka filtreerimata internetiühenduse pakkujaid, kuna see on riskantne teenus. See on kallis teenus, mida pakuvad tehnoloogiteadlikud noored iraanlased. Selle mahasurumise tõttu ei saa enamik Iraanis välismaailmaga suhelda. Meil puudub videote nägemise võimalus ja juurdepääs sealt tulevale infole on piiratud. See, mida näeme, on häiriv. Eile teatasid raportid, et Teheraani peaväljakul toimusid kokkupõrked julgeolekujõudude ja tähistajate vahel. Kuulda oli tulistamist. Kuulake. Ma ei tea, millest sa räägid. Ma ei tea, millest sa räägid. Ma ei tea, mida ma teen, vabandust. Salvestaja ütleb, ma arvan, et nad tulistavad kellegi pihta ning taustal kostavad püssilasud. Selle eest on julgeolekujõud alati hoiatanud. Iraani politseiülem ilmus pärast sõja algust igal õhtul riigi televisioonis ja ütles, et julgeolekujõud ei karda tulistada, sõrm on päästikul. Nüüd oli lootus, eriti Iraanist väljaspool olevate inimeste jaoks, et see tulefestival võiks muutuda uue protestiliikumise esimeseks päevaks, nagu juhtus jaanuaris. Aga kahjuks sellest, mida me näeme, ma ei usu, et see juhtub. Vähemalt mitte veel, sest julgeolekujõududel on riigi üle liiga tugev kontroll. Inimesed kardavad liiga palju oma eluga riskida. Aga see, et nad tulid välja hoolimata ähvardustest, kontrollpunktidest ja sõnumitest, ütleb midagi. Kui protestid algavad, anname teile kohe teada. Vajutage allpool meeldimise ja tellimise nuppu. Me näeme, kuidas Iisraeli droonid sihivad režiimi liikmeid ja julgeolekujõude tänavatel. Seetõttu näeme, et julgeolekujõud lagunevad veidi, kuid olukord pole nii hull, nagu mõned sotsiaalmeedias väidavad. Oleme näinud kaadreid, kus droonid ründavad julgeolekujõude, kui nad tänavatel kontrollpunkte rajavad. Seetõttu on osa kontrollpunkte viidud sildade alla. Mõned inimesed magavad tänavatel. Nad põgenevad kohe, kui kuulevad drooni. Kuid pidage meeles, et Basiji vägedes on umbes 300-600 000 inimest.
ma ei ütle, et need 2-4 julgeolekujõudude liiget, kes Iisraeli droonirünnakutes hukkuvad, pole olulised, kuid tuleb meeles pidada, et Iraani sisemine julgeolekuaparaat on väga suur. Ja see tähendab, et Iraani inimesed kardavad õigustatult protestima hakata, hoolimata sellest, mida me tänavatel näeme. Eile kajastasime Iraani de facto juhi Ali Larazani tapmist. Pärast video tegemist saime Iraani valitsuselt esimesed kommentaarid nende juhi surma kohta. Siin on, mida välisminister ütles. Kuulake. Ali Hashim tegi Iraani välisministriga eksklusiivse intervjuu. Abbas Araghchi sõnul ei muuda Ali Larijani tapmine Iraani valitsuse kurssi. Ma ei saa aru, miks ameeriklased ja iisraellased pole seda veel mõistnud. Iraani Islaamivabariigil on tugev poliitiline struktuur ning välja kujunenud poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed institutsioonid. Ühe inimese kohalolek või puudumine ei mõjuta struktuuri. Muidugi on üksikisikud mõjukad ja iga inimene mängib oma rolli. Mõned paremini, mõned halvemini, mõned vähem. Oluline on, et Iraani poliitiline süsteem on väga tugev. Kuid hoolimata sellest, mida Iraani välisminister on valmis tunnistama, on mõrval Iraanis siiski teatav mõju. Ma mõtlen, et see mõjutab tippjuhtkonda. Meile lääkub mõningaid kinnitamata teateid. See on oluline siin välja tuua, sest mitte ainult Iraan ei levita valeinfot. On ka inimesi, kellele režiim ei meeldi ja kes samuti levitavad valeinfot. Ja me tahame olla ka selles osas ettevaatlikud. Mõned teated väidavad, et Iraani president ütleb välisriikide, sealhulgas Türgi ja Venemaa juhtidele, et tal puudub Iraanis võim. Ta ütleb, et tal pole juhtpositsiooni ega kontrollisüsteemi üle. Ta annab mõista, et tema kõrvaldamine ei muuda midagi, sest tal pole tegelikku võimu. Oleme seda juba maininud. Tal on praeguses süsteemis vähe võimu, seda teadsime juba enne sõja algust ja eelmise aasta 12 päevast sõda. See inimene, Iraani president, oli režiimis üks mõõdukatest, mis oli teada juba enne kõige algust. Sest ma tean, et me näeme seda meediakampaaniat, mis sisuliselt ütleb meile, et igaüks, kes tapetakse, on mõõdukas. Enamasti see tegelikult ei vasta tõele. See on silt, mida meedia tihti Iraani juhtidele pärast tapmist lisab, kuid president on tegelikult üks režiimi mõõdukaid. Ja tead mis? Selle tõttu nägime, kuidas USA välisministeerium avaldas omamoodi tagaotsitavate nimekirja, kus nad pakuvad $10 miljonit iga ühele, kes on valmis andma teavet Iraani juhtide kohta. Iraani president polnud tagaotsitavate nimekirjas, sest USA välisministeerium ei pea teda selle operatsiooni sihtmärgiks. Ja ma arvan, et on ebatõenäoline, et isegi Iisrael teda taga ajaks. Nüüd loomulikult, kui meie seda kõike teame, siis võib ilmselt eeldada, et ka Iraani juhid teavad seda. Just sellepärast, isegi kui ta on valitud president, pole tal tegelikult nii palju võimu. Ja nüüd lõpuks on meil sõnum värskendus keskväe juhatuse admiral Brad Cooperilt. Ta annab neid tavaliselt iga paari päeva tagant ja me näitame teile tavaliselt kogu asja. Ma arvan, et täna oleme tegelikult 1 päeva hiljaks jäänud. See tuli välja umbes päev tagasi või midagi sellist. Aga siin on tema täielik värskendus. Tere, mina on Admiral Brad Cooper, USA keskväe juhatuse ülem ja annan ülevaate operatsioonist Epic Fury. Soovin austada meie langenud sõdalasi, kes eelmisel nädalal KC-135 tankerlennuki juhtumis elu kaotasid. Hoiame nende mälestust ning nende perekondi, sõpru ja kaaslasi oma palvetes. Nende isetu teenistus ja pühendumus tugevdab meie otsusekindlust. 16 päeva jooksul oleme andnud Iraani sügavusse tohutut tulejõudu. Möödunud reedel viisid USA väed läbi ulatusliku täppislöögi Kargi saarel, hävitades üle 90 Iraani sõjalise sihtmärgi, sealhulgas mereväemiinide ja rakettide laod ning muu sõjalise infrastruktuuri. Meie õhuväe, mereväe ja merejalaväe piloodid on tänaseks sooritanud üle 6000 lahingulennu, näidates Ameerika Ühendvägede ületamatut võimekust Iraani taevas õhuülekaalu hoides. Jätkame keskendumist sõjalistele eesmärkidele. Need on täpselt määratletud ja hõlmavad Iraani ballistiliste rakettide, droonide ja mereväe ohtude kõrvaldamine. Üks asi on kaitsta, tabades raketiheitjaid ja tõrjudes rakette ning droone, kuid hoopis teine asi on kõrvaldada nende taga olev laiem tootmisaparaat. Ja me teeme seda täna. Oleme sellest teoorias rääkinud. Nüüd näed, kuidas see päriselt välja näeb. Lubage mul esmakordselt näidata näiteid, kuidas lammutame Iraani kaitsetööstusbaasi, et ennetada piirkonna tulevasi ohte.
Fotol 1. märtsist on kujutatud mereväe droonide hoiustamisrajatist Hormuzi väina lähedal. See on sama koht, 8 päeva hiljem täielikult hävitatud. Siin on 5. märtsil Teherani ründedroonide tehasest tehtud foto. Siin on see sama tehas 6 päeva hiljem pärast laastavat USA õhurünnakute laviini. Lõpuks Yazdi sõjaväeladu, pildil eelmisel kuul. Need Islami revolutsioonikaardi raketiväe juhatuse infrastruktuuri 8 hoonet toodavad kergeid ja raskeid torpeedosid. Nüüd on siin vaid see, mis eelmisel nädalal sõjaväelaost alles jäi. USA ja partnerite rünnakud täidavad oma eesmärki. Sõjaline eesmärk on kõrvaldada Iraani võime ohustada ameeriklasi ja naabreid. Keskendume Iraani pikaajalise ohu kõrvaldamisele, vabale kaubandusele Hormuzi väinas. Õhu, maa ja mereliste jõududega oleme hävitanud üle 100 Iraani mereväe alust ning pole veel lõpetanud. Jätkame Iraani võime kiiret vähendamist, ohustada laevanduse vabadust Hormuzi väinas ja selle ümbruses. Meie edusammud jätkuvad ja oleme vaenlase suhtes valvsad. Mõned mõtted Iraanist. Viimase 2 nädala jooksul on nad rünnanud Omaani, Saudi Araabiat, Iisraeli, Jordaaniat, Küprost, Türgit, Aserbaidžaani, Araabia Ühendemiraate, Katari, Iraaki, Kuveiti ja Bahreini. Kõigis neis riikides ründavad nad teadlikult süütuid tsiviilelanikke. Nad on seda teinud üle 300 korra, näidates end ülemaailmse terroriliidrina. Hiljuti korraldas Iraani režiim hoolimatu kobarpommirünnaku Tel Avivi elamurajoonide vastu, kasutades valimatut laskemoona. Me ühinevad kogu piirkonna riikidega selle agressiooni hukkamõistmisel ning seisame õlg õla kõrval oma partneritega, et tugevdada oma enda kaitsevõimet. Kokkuvõttes kordan seda, mida varem ütlesin. Iraani võimekus väheneb, samal ajal kui meie võimed ja eelised kasvavad pidevalt. Lõpetuseks tahan mainida 50 000 ameeriklast, kes piirkonnas seda olulist missiooni täidavad. Usun, et meie edu sõltub meie inimestest. Täna tahan tunnustada varju jäänud kangelasi, toetajaid, kes aitavad Ameerika Ühendvägedel pidevalt hävitavat tulejõudu kasutada. Olgu selge, ühtegi teist sõjaväge maailmas ei ole, kes teeks logistikat nii nagu USA sõjavägi ja meie meeskond on täna oma parimas vormis. Nad haldavad jaotusvõrke, mis ulatuvad tuhandete miilide kaugusele, et tagada laskemoona, kütuse ja varustuse õigeaegne jõudmine rindel olevate võitlejateni iga kord. Aitäh kõigile varustajatele ja logistikutele, jätkake head tööd. Ja kogu operatsiooni eepiline raev meeskonnale, jätkake pingutamist, olge kindlad, võidelge võidu nimel. Suur tänu ja jõudu teile!